Oleme Viljandi nädalal Viljandi linnas ja ehkki see nädal on alanud meile selliste võib-olla aprillikuiste temperatuurikraadidega, spordielu käib ja täiesti juhuslikult ilma kokku leppimata selgus, et selle spordielu keskel on ringi jalutamas ka Viljandi spordielu üks juht ja Viljandi spordikeskuse juhataja Mati Jürisson. Tere! Tere! Mis jalutuskäik on? Kas tõesti selleks, et lihtsalt silm peale visata? Jah, eks ikka ma käin tiiru läbi siit rannastest, et ütleme, suvine hooaeg algab, juunikuu on käes ja kogu spordielu hakkab kolima siia alla järve äärde. Ja kui küsitakse, et siin on päris palju platse, siis me oleme siin kokku arvutanud, et ligi 20 spordialaga on siin sellel maalal ja ka siin vee peal võimalik tegutseda. Nii et see oleks päris huvitav seda loetelut üritada kokku panna, sest mina näen jalgpalli, väga hästi tean neid tenniseväljakuid, võrkpalli, seal on korvpalliväljakut, seal tagalpool on üks vanem staadion veel ja uued asjad on padel. Rannavõrkpall, rannatennis, rannakäsipall, rannajalgpall, kui siit mööda randa minna, vee peal sõudmine, aerutamine, jetid, vee all allveeujujad, muideks meil tulevad augustis Euroopa meistrivõistlused allveeujumises siin samas Viljandi. Kas allveeujumise puhul on ka midagi vaadata? Kas pealtvaatajal midagi on vaadata peale selle teadmise, et vee all on keegi? Kui on raja kolmnurk on näiteks järve märgitud, siis ujujatel on poid küljes, et sa näed, kuidas ta liigub. Et põhimõtteliselt, kes oskab nagu vaadata, siis ta teab, et näed, et see poi liigub, et järelikult seal poi küljes on ka keegi, kes ujub seal all. Aga kes ei oska, kas kommentaator on ka sellistel võistlustel olemas? Ma ei oska öelda, kuna me ise seda ei korralda, et eks need allveeujujad tulevad Tallinnast ja seal, aga augusti algul tulge kohale ja saate näha, mis siin on. Isegi veevettüppetorn on siin olemas. Ma näen, et see nii-öelda poisikeste poolt eelkõige leiab suvel ikka väga tihedat kasutust. Kas selles valdkonnas sporti ka tehakse? Ma nüüd ei julge öelda, et siin meil vettehüppeid on, aga muideks Viljandi, ma nüüd võin eksida, kas Viljandi linna või Viljandi maa esimene vettehüppemeister on muideks olnud Roman Toi. Aga siis ei hüpatud siia Viljandi järve, vaid legendaarne muusika. Hüpati Õueveski basseinides, et seal olid tõesti isegi peeti selliseid maakonna meistrivõistlusi, et Roman Toi on olnud võitja. See mees elas vähemasti 100-aastaseks. Jah, seda nüüd ei ole meie. Nii et kes saab 100-aastaseks elada, siis tulge Viljandis ja harjutage vettehüppeid, et kindel pilet. Miks ka mitte. Aga nendest objektidest rääkida, mis on Viljandi linna spordivaldkonnas valminud ka laiemalt kui siin ainult järve ääres, siis tegelikult Viljandi on ikka tohutu võimaluste linn. Ma arvan jah, et kui võtta sellist elanikkonda siin 17 000, mis praegu Viljandis on üht-teist peale veel, et on olemas kõik võimalused peale nii-öelda kurikuulsa veekeskuse, mida meil veel ei ole, aga loodame, et ka sellega mingil hetkel selle järve vanake on kuidagi selle keskuse vastu, et uputab ära. Võib-olla koht on male, et oleks mõne muu koha peal, siis ta oleks valmis olnud, aga mine tea, ehk ta tuleb, aga jah, ütleme, meil on olemas võimla, tennise all küll nüüd erasektori tehtud, plaanitakse padelihalli, meil on jalgpallihall, meil on jäähall, mis on ka erasektori tehtud, nii et sellised võimalused on kõik olemas, rääkimata siis kogu sellest komplektist, mis siin järve ääres on võimalik teha. Ja ümber järve terviserada, nii et tegelikult võimalusi leidub 2 discgolfparki, nii et sportlikke tegevusi jätkub ja sellist spordipuhkust Viljandis saab teha küll. Kuidas kõige paremini saab Viljandi külastaja nagu aimu nendest võimalustest või on mingisugune kompleksne lähen või mingi interneti lehekülg? Viljandi spordikeskuse kodulehel on info olemas, baaside loetelu ja sealt juba leiab ja ilmselt ka Visit Viljandi pealt leiab näiteks, kuna paadilaenutus läks meil nüüd eraettevõtja kätte, siis väga kiirelt ta tegi oma info kohe sinna üles ja kes tahab Viljandisse tulla paadiga sõitma, siis kindlasti sealt saate kõige täpsema info Visit Viljandi pealt. On võimalik ette tellida ja kõik variandid, aga Viljandi spordikeskuse koduleht on see, kus on nagu kõik võimalused olemas. Nii, järgmine töömees, kes läheb kunstmuru väljaku juurde tööd tegema, nii et elu käib. Elu käib ja kas
spordi tegemise juures on ju ka see äripool, seda teenust, tennist aetakse siin eraärina ja tenniseväljakud on väga head ja populaarsed tennisehall on väga korralik, kõik need võimalused, asjad on olemas, et kas Viljandi linn teenib ka kuidagi selle spordi pealt tagasi nii-öelda väljaspoolt kasutuse kaudu? No ütleme, kasumisse spordi nende asjadega siin ei tule, et pigem ta on ikkagi selline kahjumi katmine. Linnapoolne tugi, et oleks võimalus, et sest linn nii-öelda spordiseadus ütleb ka, et kohalik omavalitsus peab looma tingimused. Viljandi linn on loonud need tingimused ja nii ta on. Mis on see peale veekeskuse, millest veel võiks Viljandis unistada või siis ongi nii, et võib öelda, et spordiga on meil nüüd tehtud? Ma arvan, et spordiasjadega on tegelikult kõik on olemas. Jah, võib-olla nüüd otsast tuleb hakata asju renoveerima, kõpitsema ja pisut siis kaasajastama. Ja ega tegelikult ka ujumisvõimalused on ju olemas Viljandis, sest Jakobsoni koolis ju ujula on, nii et ei saa öelda, et Viljandis ei saa ujuda. Viljandi linnas saab ujuda ka, et sisebassein on täiesti olemas, et ka see võimalus on tegelikult praegu juba olemas, aga nüüd ütleme selline väikseid spaasid on ka, aga selline siis suurem konverentsikeskus spa koos veekeskusega, võt sellist meil jah ei ole veel siin välja pakkuda, aga ilmselt loodame ta ikka, et ta tuleb ka ükskord. Viljandi on spordilinn ja Mati Jürisson, jõudu kogu selle